inimesed, head Jaan Tõnissoni mälestuse ja pärandi austajad. Eile lõppes Tallinnas 13. noorte laulu- ja tantsupidu. See meeleolu, see tunnetus, mis seda pidu kandis, andis meile kõigile elujõudu, kindlust ja rõõmu sellest, et meil on Eesti, et meil on Eesti loodus, meil on Eesti inimesed, meil on see noorus, kes seda Eestit edasi viib ja seda Eestit edasi ehitab. Laulupidu oli Jaan Tõnissonile üks lemmik ettevõte. Juba 1897. aastal oli tal õnn olla Tartus peetud laulupeo kirjatoimetaja. Ja kui päris aus olla, siis see esimene laulupidu oli tegelikult Jaan Tõnissonile ka see võimalus, kus ta esimest korda sai kõva häälega kõnet pidada, sai rääkida sellest, kui tähtis on laul ja koos tegemine, koos olemine, ühistunde loomine ühe väikese rahva hoidmiseks. Ja laulupidu oli midagi sellist, kus Jaan Tõnisson tahtis kõigepealt alati ise kõnet pidada. 1928. aastal pidas ta isegi nii Tallinna laulupeol kui Tartu laulupeol ja Tartu laulupeol isegi mõlemal päeval kõne. Ja kui me täna siin Jaan Tõnissonile mõtleme ja mõtleme tema soovidele ja tema tahtele, tema oskusele ja püüdele, et Eesti väike kultuur, nagu arvuliselt väike, võiks ikkagi olla oma vaimult, aatelt, kokkuhoidmisest ja üksmeelest suur, siis seda tunnetust kandis kindlasti ka meie laulupidu. Aeg meie ümber on alati kellelegi väga kuri, kellelegi ülekohtune ja kellelegi ka väga andestamatu. Ja see 3. juuli, olgugi et ta jääb ka Jaan Tõnissoni elukäigus võib-olla lõpuni isegi lahendamata küsimuseks, on ikkagi ja peabki olema see päev, mil meie, kes me täna oleme üliõpilased või õppejõud või ükskõik, kuidas oma töös seotud ja elus tegevad, me peaksime hoidma kõige rohkem just nimelt seda eluvaimu, tahtmist, suur olla oma hingelt, mitte suur olla alati oma rahakotil või tegudelt, aga suur olla oma hingelt. Tere tulemast tänasele Jaan Tõnissoni mälestuspäevale ja meile mängivad täna kandlel Gerda ja Rutt, kes on mõlemad Elleri muusikakooli õppejõud.
kõneleb Jaani koguduse õpetaja Triin Täpp. Kallid kaasteelised, me oleme kogunenud täna siia Eesti omariikluse ja iseolemise ühe sümbolfiguuri hauaplatsile. Me ei saa öelda hauale, vaid siiski mälestuskohale. Jaan Tõnissoni panusest kõnelevad täna siin paljud inimesed. Mina tahaksin peatuda ühel mõttel. Nimelt küsimusel, mis teeb ühest rahvast ühte rahvast? Kuidas tulla tagasi seest suurema rahva mõttele, selle asemel, et vastanduda ning otsida üksnes vigu? Kas siis teistes või endas? Ega see lihtne ei ole. Eriti kui tunned, et just sulle on liiga tehtud. Et just sinu osa Eestis on haiget saanud, on löödud, võib-olla suisa mutta trambitud. Aga vast on siis õige hetk küsida, et kuidas me sinna jõudsime. Mis on see, mis teeb asja nii, et keegi peab tundma, et üks või teine kooslus, inimene otsus kedagi sügavalt ja südames haavab. Rahvus ja rahvas ei ole iseenesest mõistetavad terminid. Sellele antakse uus sisu iga põlvkonnaga ja see on paratamatu. Ei ole mõtet igatseda tagasi just seda või teist Eestit, see ei vii mitte kuhugi. Oluline on mõista sedasama, mida me just kuulsime, et mida saab igaüks meist teha, et ühiskond oleks terve. Ja terve ühiskond ei tähenda, et me ei tohiks vaielda, ei tohiks argumenteerida, vastupidi. Terve demokraatia seda pigem eeldab. Aga küsimus on sellest, kas meil on mingi ühine eesmärk või ei ole. Mulle tundub vahel, et me oleme esimest korda oma riigi ajaloos päriselt hetkes, kus me ei tea enam võib-olla, mis see ühine siht meil on. Meil ei ole vaja võidelda, õnneks hetkel, ühegi välisvaenlase vastu. Meil ei ole vaja riiki üles ehitada enam nullist. Me oleme ootamatult sattunud heaolu ühiskonda, kus tulebki küsida, aga milleks see kõik? Mis on selle meiesuse mõte? Küllap see on järgnevate aastate kivi, mida peost vihku veeretada. Aga kuna te kuulete, et mul on hääl veidi ära, siis ma olen 3 päeva olnud Tallinnas. Ja see on olnud tõeline rõõm. Sest need noorte inimeste kõned, need uued noorte inimeste kirjutatud lood, need annavad lootust, et meil on mingi. Sellel meiesusel on mingi mõte ja me leiame selle üles. Kuid täna on meil aeg tänupalveks. Tänuks selle eest, nende eest, kes on seda riiki ja rahvast kandnud enne meid. Et meil on võimalus üldse olnud jõuda sellesse punkti, kus meie igaüks ja meie järeltulijad on need, kes järgmise sihi valima peavad. Ja me palvetame. Taevan isa, me täname sind selle eest, et võime täna siin ühiselt koguneda. Me täname Jaan Tõnissoni elu eest ja kõigi nende eest, kes on loonud meile pinnase, millest võrdsuda ja edasi minna. Anna meile tarkust seda teha. Anna meile julgust ja lootust ning hoia ise oma armastav käsi meie maa ja rahva üle. Oleme tänulikud vabaduse eest, mida sa kingid nii meile rahvana, aga ka igale inimesele endale. Sest vaid päriselt südames vabana saame me liikuda edasi. Ja kuule nüüd, kui me palume sinu poja õpetatud suhtes. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba
anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Jaan Tõnisson sündis küll Viljandimaal, tänas Silma jõe ääres, aga ta oli Tartu mees. Ja ma olen korduvalt öelnud ühte lauset, et Jaan Tõnisson ei olnud Tallinna vastu, aga ta oli Tartu poolt. Lisaks sellele ütles ta, et teate, Tallinnas tehakse tööd selleks, et raha teenida, aga Tartus tehakse tööd selleks, et oma vaim kirge hoida. Ole hea, Tartu linnapea Urmas Klaas. Aitäh, hea Krista, ja aitäh kõik Jaan Tõnissoni mälestuse austajad. 31. mail 2001. aastal me avasime Tartu kesklinnas Jaan Tõnissoni ausamba. Ausamba avamisel ütles president Lennart Meri, et Eesti Vabariik, meie oma Eesti riik on Jaan Tõnissoni elutöö. Jaan Tõnissoni elutöö ei ole lõppenud, sest Eesti riik vajab jätkuvalt hoolt ja armastust, palju tööd, kaitset ja me teame seda. Mida me ka teame, on see, et seal Jaan Tõnissoni ausambal on tema surmadaatumi ja surmakoha koha peal küsimärk. Ja Stenbocki majas, kus on riigivanemate saal, on riigivanemate mitmel portreel surmadaatumi koha peal küsimärk. Ma mõtlesin selle küsimärkide peale selle hirmsa sõja hävitustöö taustal, mis praegu käib Ukrainas. Sajad ja tuhanded inimesed kaovad, nende hauad on teadmata, nende suremise või nende hukkamise aeg ja koht on teadmata.
Ja sellepärast on ka täna meie vastus, mida me siis oma Eesti Vabariigiga peale hakkame, ainult see, et me hoiame oma vabariiki. Me kaitseme teda, kaitseme neid väärtusi, millest Jaan Tõnisson on rääkinud, kirjutanud, mida tema tähtsaks ja pühaks pidas, sest ainult see hoiab meie Eestit vabana. Ja nii kurb kui see ka ei ole, aga Euroopas käib sõda, tuletab meile seda meelde, õigemini ei lase meil seda unustada. Tõnissoni üks viimaseid avalikke esinemisi 1939. aastal on kokku võetud juhtlausesse ohtude rikkal silmapilgul, millest ta püüdis leida häid lahendusi meie iseseisvuse kindlustamiseks, julgeoleku säilitamiseks. See oli suurte lootustega peetud kõne. Neis oli ka üksjagu illusioone, nagu ta ise seda sõna kasutas. Selline sõna võib praegusel ajal tunduda meile kuidagi võõrana või arusaamatuna, ütleme siis ideaale, idealismi. Aga ilma selleta ei saa, sest Jaan Tõnisson uskus ka siis, kui paljud olid usuga hüvasti jätnud, uskumise lõpetanud. Et seistes täna siin, kinnitagem enda usku ja hoidkem kokku, hoiame oma vaba Eestit, seda Jaan Tõnissoni elutööd, sest see elutöö ei ole lõppenud. Ja ulatugu üle aegade. Suur aitäh Jaan Tõnissonile, Tõnissoni seltsile, et me oleme täna siin koos ja elagu vaba Eesti. Aitäh! Paneme. Ja muidugi Tõnisson pidas võrratult pikemaid kõnesid kui meie. Aitäh, Urmas! Väga õige. Tõnisson pidas nii pikki kõnesid, et vahel kuulajad lahti. Ja ta lõpetas kõne 2-3 inimesega. Aga 100 aastat tagasi oli Tartu linnas üks väga suur sündmus. Nii suur sündmus, et isegi Tallinn vaatas kadedusega Tartu poole. Nimelt aastal 1923 sai valmis Postimehe uus maja. Mitte see maja, kus praegu Tartu Postimees toimetab, vaid ikka see maja, mis on seal mälestussamba üle tee. Ja selle maja ehitamisega oli palju muret, sest nii nagu mälestustes on kirjutatud, siis Tõnisson tahtnud aina suuremat, aina parema varustusega, nii et kirjastusühisuse juhatusel tuli jälle teha käibelaenu. Aga maja sai tõesti tolle aja kohta väga vägev, sinna osteti kõige paremad trükimasinad, sinna osteti rotatsioonimasin, mis oli Eestis täiesti uudne, kõige moodsam sõna, ja seda Postimehe masinaparki, selle käivitamist
saatis teile Jaan Tõnissoni sõnadega. Vaadake, masinad võivad olla kõige paremad, aga ajalehte teevad ikkagi inimesed ja ajalehel peab olema oma idee ja oma vaim. Palun, Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba. Aitäh, Krista! Head tartlased, Jaan Tõnissoni mälestuse alalhoidjad, head sõbrad! Mälestussündmused on loomulikult tarvilikud selleks, et mälestus püsiks, et püsiks huvi ajaloo vastu, et ajalugu on huvitav, et püsiks pidepunktid, mille järgi iseennast, oma rahvast, oma riiki mõtestada. Aga ajaloo meenutamine üksi ei anna mitte midagi. Tegelik eesmärk asub ikkagi tulevikus. Ja nagu ka Krista juba täna sissejuhatuses mainis, siis täna on eriti hea hetk ka siin mälestusürituse kontekstis rääkida tulevikust, sest meil kõigil peaks olema eriti värske tunne sees äsjasest noorte laulu- ja tantsupeost, nii ka minul. Ja sellega seoses ma tahaks kõigile teile anda ühe soovituse, rõhutada. Kui hästi meeles ei ole, siis katsuge leida koht, kus üle lugeda või üle vaadata. Tänapäeva seadmed annavad selleks ka võimaluse. Neid sõnavõtte, millega eilsel laulupeol astusid kõnepulti kümned noored inimesed, kes laulu- ja tantsupeo kõne konkursil olid kaasa löönud. Seal olid ka Tartu noored. Vaadake neid etteasteid teraselt. Kuulake, mida nad rääkisid ja mis veelgi olulisem või tähendab sama oluline, vaadake, millise hoiakuga nad selle üüratult suure publiku ehk sisuliselt kogu Eesti rahva ette astusid. Me võime oma tulevikku hinnata, mõtestada ja ennustada läbi majanduskasvu, läbi kaitsekulutuste. Me võime sellest arutleda minu pärast konservatiivsuse, liberaalsuse, tasakaalupunkti kontekstis. Aga kuni meil on sellised noored, keda me nägime eile seal laulupeo kõnepuldis, siis mina julgen väita, et ka praegusele raskele ajale vaatamata on saatuse kaardid Eesti poolel. Juba ainuüksi see, et leidis aset taaskord selline pidu, nagu me seda eile nägime, et meil olid need noored või on need noored, kes räägivad nii, nagu nad räägivad ja seda, mida nad räägivad. Pangem tähele. Neist ükski pole siin ilmas elanud veel 20. Nad kannavad endas praeguse aja sõnumit. Ja ainuüksi see, et
praegune aeg sünnitab selliseid noori läbi oma vanemate, oma ühiskonna, näitab üht. Eesti ühiskonnategelased, poliitikud, ajakirjanikud on läbi aastakümnete teinud märkimisväärsel hulgal väga õigeid otsuseid. Jah, me peame olema murelikud kogu aeg. Me peame küsima endalt, kas teerullipoliitika, obstruktsioon, mis iganes meile argielus erinevaid otsuseid tehes ainest annavad, on ikka kasutatud mõõdutundega. Aga kuni me näeme neid hoiakuid, mida me nägime nende noorte sõnavõttudes, oleme laias laastus ikkagi väga õigel teel ja kuni Eesti annab meile noori, kes sedavõrd lühikese elu jooksul on osanud Eestit õppida mõistma, siis ma julgen küll väita lisaks veel, et nood seemned, millega Jaan Tõnisson koos oma kaasaegsetega külvas omal ajal, on väga hästi edasi arenenud hoolimata vahepealsetest räigetest ikaldusaastatest. Ja see ei saa olla tavaline koht, kus seemned sel moel võrsuvad. Meil on ikka väga vedanud ja veab ka edasi. Paljuski ka tänu Jaan Tõnissonile. Peame seda meelde. Aitäh!
Jaan Tõnisson oli seotud peaaegu kõigega, mis Eesti riigis, rääkimata Tartust, toimus. Erinevad eluvaldkonnad, erinevad tegevused, ei ole teemat ega küsimust, millega ta ei oleks vähemalt kokku puutunud. Ja millest ta ei oleks pidanud ennast teatud määral ka eksperdiks. Üks teemasid, mis Jaan Tõnissoni võib-olla sellistes eriti hilisemates kirjutistes on alati küsimärgiga on olnud, on Jaan Tõnisson ja naised. Ja teatavasti Jaan Tõnissoni suhe naistega oli väga ettevaatlik alguses ja sellel olid oma põhjused, ma ei hakka neid pikalt ette rääkima, sest siis ma räägiksin nii pikalt nagu Jaan Tõnisson ise. Aga aastal 1909 tuli Jaan Tõnissoni ellu üks kena noor naine ja ühes sellega võib-olla suurenes, ma ei ütleks tärkas, vaid suurenes ka Jaan Tõnissoni huvi ja aktiivne tegevus selleks, et naisliikumine oleks Eestis silmatorkav, et see omaks ühiskonnas mingit kaalukust, et naised saaksid aina paremat haridust, saaksid paremat rakendust. Mul on hea meel paluda siia Sonta naisklubi presidendi või eelmise presidendi, vahet ei ole. Tere! Tänan Jaan Tõnissoni seltsi meeldiva kutse eest. Jah, mina olen Sonta Tartu klubi ekspresident Ludmilla Sööt. Meie klubil on väga hea meel, et meid viimasel 2 aastal on kutsutud välestama Jaan Tõnissoni nii tema sünni kui ka surma-aastapäeval. Eesti naisliikumise häli on ikka olnud Tartu. Läbi ajaloo on naised olnud Eesti rahvuse ja omariikluse kujunemisloos kaasarääkijad. Juba 1905. aastal asutati Tartus Eesti põllumeeste naisselts ja 1911 Eesti naisüliõpilaste selts. Eesti Vabariigi aastatel kasvas Eesti naisliikumine, naisseltside, naiskorporatsioonide ja liikide loomine. Kuid kahjuks Nõukogude okupatsioon sulges kõik naisorganisatsioonid. 80. aastate lõpus, kui algas taunva revolutsiooni aeg, haaras ajasärkamine taas paljusid ärksaid naisi. Ärev ja keeruline 1991. aastal kulmineerus 20. augusti sündmustega, mida paljud eestimaalased ootasid ja lootsid taas iseseisvunud Eestis. Kuid vaid üks päev enne seda said julged Tartu naised kokku ning moodustasid esimese Sonta klubi Eestis. Seega oleme üks päev vanemad kui taas iseseisvunud Eesti. Sonta International on rahvusvaheline heategevusorganisatsioon, mis toetab soolist võrdõiguslikkust ja tegeleb naiste ja laste suhtes kasutatava vägivalla ennetamisega. Praegu on raske ette kujutada või mõelda, mida tundsid need naised, moodustada rahvusvaheline klubi olukorras, kus läbi Tartu sõidavad kihva dessantväelaste tankid. Mõeldes tagasi nendele sündmustele, paneb mind üha rohkem imestama Tartu noorte naiste julgus muuta oma elu. Ei teadnud neid keegi, millised tagajärjed võivad sellel sündmusel olla. Uskumatu, aga ka praegu kostub meieni meedia sõjamüra Euroopast Ukrainas. Sõda Ukrainas on nõudnud paljude laste ja naiste elusid. Sontade üks sümboleid on Z-täht. Kui Eestis oli seda sümbolit raske kanda, siis ma ei kujuta seda ette, mida tunnevad Ukraina sontad. Sonta Tartu klubi kasvas koos Eesti Vabariigiga. Läbiti ühised raskused, mured ja rõõmud. 32 aasta jooksul on klubi tegelenud mitmete heategevusprojektidega. Jaan Tõnisson ei pooldanud vägivalla kasutamist
ei isiklike ega poliitiliste eesmärkide saavutamisel. Ka meie organisatsioon ei poolda vägivalda. Koduse vägivalla all kannatavad mitte ainult naised, vaid ka lapsed. 104 aastat tagasi, kui loodi Sonta Ameerikas, oli üks eesmärkidest naiste julgustamine ja nende enesekindluse kasvatamine. Ka praegu vajavad paljud naised ja tüdrukud julgustust enesekindluse kasvatamisel. Jaan Tõnisson on rõhutanud, et eestlased on teiste rahvustega võrdväärsed ning sisendas Postimehe lugejatele, et enese eest tuleb ise seista. 100 aastat on möödas, kuid kahjuks ei suuda kõik enese eest seista. Sonta Tartu klubi on algusaastatest peale toetanud neid naisi ja tüdrukuid, kes ei suuda enese eest seista. Et jäädvustada Sonta Tartu klubi 30 aastast tegutsemist 2021. aastal, tuli meie klubil mõte kinkida Tartu linnale 30 kollast roosi, mis on ka Sonta klubi sümboleid ja mis tähendab sõprust. Kui meile soovitati Jaan Tõnissoni platsi, oli meil selle üle väga hea meel. Meie kollased roosid väärika riigimehe kõrval. Aitäh teile, et märkasite meie kingitust. Hoidkem üksteist, hoidkem Eestit. Jaan Tõnisson on rõhutanud algusest peale terve oma elutöö ja elutee aastate jooksul seda, et peab tundma, mõistma kõike seda, mida tegid need, kes olid enne meid. Ja seda ei ole võimalik korrata omas ajas, aga seda tuleb tunda ja sellest parim edasi viia. Ja aastal 1907, kui oli Tartu linnas kulges Jakob Hurda matuserongkäik, sündis mõte Eesti Rahva Muuseumist. Ja omamoodi kaalukeeleks oli siis Jaan Tõnissoni sõna. Kui on lahkunud üks suu, peab seda tööd, tema alustatud tööd jätkama mitu väiksemat. Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi tegevjuht Sirje Madisson, palun. Suur rõõm, et mina täna õppisin siia Eesti Rahva Muuseumi ja tema Sõprade Seltsi poolt armastuse ja austuse märgis oma muuseumi auliikmele. Nagu Krista juba ütles, et 1907. aasta jaanuari algul, kui oli Jakob Hurda matus niisamas kogus Jaan Tõnisson Eesti vaimueliidi kokkupanemisest, et arutada, kuidas Hurda seda tohutut rahvaluule pärandit kõige väärikamalt hoida ja rahva jaoks avada. Nii nagu koosolekul öeldi, et Hurda külvist saab rahvas kasu lõigata. Ja jõutigi ühisele järeldusele, et kõige otstarbekam on asutada üks muuseum. Asutaja liikmed, ettevalmistav toimkond töötas 2 aastat, sinna kuulus ka Jaan Tõnisson. Tema osalusel pandi kokku ka tulevase muuseumi kutsumiskiri ja 14. aprillil 1909 asutatigi Eesti Rahva Muuseum. Nii et Jaan Tõnisson oli Eesti Rahva Muuseumi asutajate seas, ta kuulus hiljem muuseumi juhatusse, korteri toimkonna liikmena otsis muuseumile väärikat kodu ja loomulikult kajastas kõike, mis muuseumi sees ja muuseumi ümber toimus, ka ajalehes Postimees. Julgelt võib öelda, et sellel müüril, mida Jaan Tõnisson ja tema aastakaaslased siis ehitasid, on Eesti Rahva Muuseum tugevasti seisnud üle 100 aasta. Me mäletame ja armastame ja austame. Jaan Tõnisson ja Konstantin Päts
kaks suurmeest Eesti ajaloos, Eesti riigiloos, meie kõikide loos. Palun Trinity Velliste Konstantin Pätsi muuseumi juhatuse esimees. Head Jaan Tõnissoni mälestusaustajad. Me oleme 3. juulil kogunenud siia Tõnissonide rahulasse väga palju aastaid järjest. Ja minul on tekkinud mulje, et kui me oleme arutanud Tõnissoni ajastu, Tõnissoni tegude üle, siis me oleme rääkinud justkui ennemuistest ajastust. Väga kaugest minevikust, sest me oleme vaadanud sellele kõigele tagasi oma turvaliselt olevikust. Ja kui me oleme mõtteid vahetanud Jaan Tõnissoni viimase eluaasta üle, mille kohta me väga palju ei tea, siis isegi selle puhul oleme sellele aastale vaadanud turvaliselt kaugusest. Nüüd aga hiljutisel vabariigi aastapäeval saime me aru, et me ei ela sugugi nii turvalises maailmas, nagu me võib-olla palju varasemad aastad võisime tunda. Me oleme aru saanud, et maailm ei ole muutunud, aja olemus ei ole muutunud. Meie naaberriik sõdib. Meie oleme praegu siin turvaliselt, saame seista sündmusvalsi lipu kõrval ja asetada lilli. Meil on õnne, me oleme suutnud saada endale tugevad liitlased ja me oleme praegu kaitstud. See aga ei tähenda, et me ei peaks arvestama sellega, et meie riik võib edaspidi seista tõsiste katsumuste ees. Ja Jaan Tõnisson, kui ta oma vaimus meid praegu vaatab ja hindab, siis ta kindlasti soovib, et meie vaim ja meie hing oleks sellisteks katsumusteks valmis. Nii nagu me võisime tähele panda nende noorte laulupeoliste puhul, kellest Krista alles siin hiljuti rääkis. Ja sellise sooviga, et meie vaim ja meie hing oleks edaspidi katsumusteks valmis, asetan ma selle simbu Jaan Tõnissoni mälestuseks ja temale tänutäheks Konstantin Pätsi muuseumi, kindral Laidunari seltsi ja Eesti Muinsuskaitse seltsi nimel.
meenutuseks sellele, et me püüame Jaan Tõnissoni vaimset, poliitilist, kultuurilist pärandit hoida ja edasi viia, asetab oma mälestuspärja mälestuskivi juurde Jaan Tõnissoni selts. Mina tänan meie muusikuid, Gerdat ja Rutti, tänan nende kandleid ja loodan, et need väga pakku ei saanud. tänan EES-i, kes viib meie elu Jaan Tõnissoni vaimus ka kindlakäeliselt ja kindlapilguliselt edasi. tänan Enn Lillemetsa, kes tegi väga kauni ja sisuka kultuuriloolise ringkäigu Jaan Tõnissoni kaasteeliste palvudel. ja tänan teid kõiki ja ootame teid nüüd Eesti Üliõpilaste Seltsi majja, kus pärast väikest kohvi ja teepausi kuulame 3 ettekannet. Marju Kõivupuult, Indi Pajult ja Aimar Altossaar. kõik ettekanded keskenduvad pärandile, eelkõige Jaan Tõnissoni pärandile, aga pärandile ka laiemalt ja aitavad kindlasti edasi kasvada sellel seemnel, millest Rannar Raba väga kenasti ja veendunult ütles, mida me kõik kuulsime eilsel laulupeol ja mis on meie hulgas juba olemas. Aitäh teile ja tuletan siin juures meelde, et selle aasta 22. detsembril möödub 155 aastat Jaan Tõnissoni sünnist. Me tähistame seda konverentsiga Tartu Ülikooli aulas ja pärast kontserdiga Tartu Jaani kirikus. kõik on ette juba oodatud, kutsutud osa võtta. aitäh ja ilusat suve jätku, vaim olgu virge!